Ülejäänud erakonnad teevad küll nägusid, Isamaa on meil siin ju neelanud alla omaaegse kristliku erakonna, aga nende niisugune usklikkus on selline, kuidas me ütleme, pealiskaudne. Ütleme niimoodi viisakalt, pealiskaudne. Aga me oleme erakond, kus väga aktiivselt tegeleme mitte ainult Luteri kogudustega, vaid ka meil on liikmeid erinevatest nii-öelda lahkusuliste kogudustest, nagu vabakogudustest. Ja me oleme hästi kutsutud nende juurde kohtumistele, rääkimistele, vaimsetele aruteludele ja me oleme hästi aktiivsed oma inimestega ka osalema rahvusvahelises kristlaste koostöös. Eriti Monika, aga ka Martin, mina natuke vähem. Mul on paar väga kaalukat põhjust, miks ma ei käi välismaal. Eelkõige nendel palvus hommikusöökidel. Ma olen mõnedel käinud, aga kaks väga olulist põhjust. Üks põhjus on see, et ma ei armasta reisimist. Väga paljud inimesed läheks ummisjalu iga päev, kui vähegi saaks reisima minna, nagu Monika. Aga mina ei viitsi reisida. Mulle ei meeldi need lennujaamad, mulle ei meeldi need igasugused transferid ja ma ei tea, mis asjad. Mulle ei meeldi hotellis ööbimine. Et ma ei taha eriti reisida. See on üks põhjus. Aga teine põhjus on oluliselt kaalukam põhjus. Meil on koer. Meil on koer. Keegi peab selle koeraga koju jääma. Ja midagi teha, nii on lihtsalt. Et ma ei saa tihti peale minna. Ehkki me nüüd läheme, muide, kogu meie fraktsioon läheb Ungarisse kohtuma Ungari partneritega Fideszist ja kohtuma ka Viktor Orbániga. Hääldub natuke teistmoodi, kui meie eestikeelse ütleme Orban, tegelikult on Orbán. Temaga kohtuma ja Orban on suur mees. See laim, see alatu laim, mis Eestis käib Orbani pihta, et ta on Kremli käsilane ja mis kõik, see on nii madal. See on kohutav madal.